prohvet Danieli raamatust kuulsime tema nägemusest taeva kohta. Vaata, taevapilvedega tuli keegi, kes oli inimese poja sarnane, ja ta saabus elatanu juurde ning viidi tema ette. Ja temale anti valitsus ja au ning kuningriik ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda. Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku. See oli Danieli nägemus taeva kohta, mida meie näeme, kui taevasse vaatame. Pilvi, öösel kuud ja tähti. Astronoom näeb kaugemale kui meie tavalise silmaga vaadates. Mõned inimesed arvavad, oskavad taevat tähti seletada ja nendele tähendust anda. Küllap on vahel neid aegu, kui me taevasse üldse ei vaatagi, eriti kui sealt tuleb ebamugavaid sademeid, vihma või lörtsi lume näol alla. Taevas on lauspilvine ja ühtlaselt hall, mida sealt vaadata ongi. Koolilaste ekskursioonidele ikka seletan, miks kirikutel tornid on, nimelt selleks, et oleks põhjust rohkem taevasse vaadata. Kui tahame näha torni tippu, on see kukk või rist, siis peame ikka vaatama kõrgemale kõnnitee sillutisest, isegi meie kõrval olevatest inimestest, isegi kõigist majadest, mis on meie linnas. Siis alles näeme torni tippu ja siis märkame ka taevast vaadata. On kehtinud ikka see reegel, et asulas ei tohiks olla kõrgemaid hooneid kui kiriku torni tipp, ikka selleks, et oleks põhjust taevasse vaadata. On kardetud, et kui büroohooned või kõrged korterelamud saavad kõige kõrgemateks meie asulates, siis varsti kaob taevas ja taevas kui vaimne dimensioon ka kogukonna ja inimese elust. Siis varsti leiame endid elamas sellistest väikestest koobastest, kus põhiteemadeks ongi meie materiaalsed vajadused ja nende rahuldamine ja selline taevane sfäär, vaimne avarus läheb kaduma. Oskus vaadata taevasse teeb elu avaramaks, kogu meie olemise avatumaks millelegi suuremale meist endist. Kui prohvet Daniel kirjeldab oma nägemust taevast, mida tema seal näeb, siis ta nimetab meie jaoks kummalisi olendeid seal nägemas, kedagi inimese poja sarnast, kes sõidab taevapilvedel elatanu juurde. Oluline on nende mõistete seletusel teada, et Daniel on vangipõlves Baabelis, tema rahvas on küüditatud, tema kodumaa on okupeeritud, pühad paigad ja väärtused on rüvetatud. Selle kõige kontekstis kõneleb taevas Danielile ometi lootusest. Inimese poja sarnaseks nimetatu on Messias, keegi, kes peab tulema, andma inimestele tagasi selle tarkuse, mille nad on ära kaotanud oma mitmete muude ajalike toimetuste keskel, andma tagasi ka vabaduse, selle päris ja tõelise vabaduse, mis suudab ületada isegi okupatsiooni poolt ehitatud müürid ja purustada need ahelad, mille kütkest inimesed on endid leidnud. Selle valitsuse Messiale annab elatanu ehk taeva ja maa looja ise. Danieli jaoks taevasse vaadates sai selgeks, kui praegu on keeruline ja raske, siis ometi käivad juba ettevalmistused, et tõeline vabadus võiks tulla, et kõik võiks muutuda.
Nii on taevas ikka olnud inimesele lootuse sõnumi kandjaks. Taevas võiks anda meile julgust edasi olla ja elada. Seal, kus taevas on kinni, kus inimesed on pistetud väikestesse kongidesse, siis ikka on eesmärgiks olnud võtta ära lootus, võtta ära julgus, võtta ära inimväärikus. Ilmselt ka seal, kus me ise endi kohal taeva kinni ehitame, olgu siis sümboolselt kõrgete büroohoonetega, aga vaimsel tasandil ka piirates oma vaatevälja üksnes inimliku võimekuse ja mateeriaga, seal toimub varem või hiljem mandumine. Aga seal, kus taevas on avatud, kus osatakse taevasse vaadata ja taeva reaalsusega arvestada, on alati lootust. Seal on avarust uute lahenduste jaoks. Usk ja religioon peavad meile sisendama olemise julgust ja kinkima rahu. Eriti meile, kes me täna meenutame lugu Jeesusest, sellest inimese poja sarnasest Messiast, kes on taevasse võetud. Isegi siis, kui taevas on teinekord ka meie vaimse sfääri taevas pilves, ühtemoodi hall ja justkui ei kõnele meile midagi, rõõmu kiiri ei tule ja valgust ei paista, siis tasub meenutada, et see näib vaid meile nõnda. Võib-olla teinegi kord, kui nuriseme kehva ilma üle, tasub meenutada, et aatompommid Hiroshimale ja Nagasakile heideti vaid seepärast, et seal oli taevas selge ja ilm hea. Esialgu planeeritud sihtpunktides ei olnud nii häid tingimusi, et pomme välja heita. Ka vaimulikus elus tasub meil mõelda, kas see, kui vahel meie meel on nukker, päikest ei paista, sisemine rahu on kadunud ja hingeline olukord keeruline, kas see mitte ei ole selleks, et meid kaitsta ja et meile tahetakse valmistada palju suuremaid kogemusi ja kinke, kui me oskaksime ise loota ja oodata. Nii nagu idamaades öeldakse, lootuse õis kasvab vaid seal, kus on muda. Taevas on inimestele ikka seostunud millegagi, mis on inimesest suurem, võimsam, sügavam. Füüsiline taevas juhib meie mõtted, kui sinna kaua vaatame, vaimsetele väärtustele. Me saame aru taeva ääretust kogedes, eriti tähistaevasse vaadates, kui väikesed me oleme. Ja siis hakkame küsima, mis hoiab meid üldse alles, kus on üldse inimeseks olemise lähe ja sihtpunkt, millised on meie piirid. Kui me unustame nende küsimuste üle mõtlemise, muutume inimestena väikesteks. Meie ruum, milles elame, ka vaimsete olenditena muutub umbseks ning meie elu on lõpuks vähem väärtuslik, vähem tähendusrikas. Üks lugu kõneleb mehest, kes oli pahane Jumala peale ja kõige selle peale, mis vaimuliku eluga ja usuga, religiooniga seondus. Küll ta kirus loojat, mõnitas pühakirja ja naeruvääristas usklikke. Kord tuli üks õpetaja tema juurde ja ütles, et kuule, sa oled vist taeva peale väga kuri, et nii hirmsasti kogu aeg sajatad. Näib, et sa oled valmis sülitama kõige peale, mis Jumalaga seondub. Kindel see, teatab
bravuurikas mees. Seepeale andis õpetaja nõu proovida sülitada taevasse. Mees teinud seda ühe korra, teise korra ja kolmandagi ning sai aru, et sülg, mille ta taeva poole teele saatis, tabas lõpuks ikka ja alati teda ennast. Õppetund, mille õpetaja andis, jõudis mehele kohale. See, mida sa teed taevale, teed iseendale. Ja see, kuidas sa vaatad üles, nõnda vaadatakse ülevalt sinu peale. Kristuse taeva minemise sõnum tahab meid juhtida vaatama taevast avatud ja julge pilguga. Tema, kes on olnud üks meist, on pälvinud koha taevariigis, leidnud ülima õndsuse. Inimese poja sarnane on jõudnud elatanu juurde, kui kasutada prohvet Danieli sõnu. Nii on ka kõigi kristlaste jaoks, Jeesuse järelkäijate jaoks taevatee avatud. Õigupoolest juba praegu me käime sellel teel. Iga meie samm siin ajas kajab vastu igavikus. Kristus on läinud taevasse, selle sõnumi teine pool on see, taevas on tulnud inimeste juurde. Taevas on meie ees valla ning sellepärast oleme meiegi Danieli kombel lootuse lapsed. Aamen.